Täna meil tuleb juttu harjutustest, mis on mõeldud selja- ja kaelavalude leevendamiseks. Valud ja lihaspinged võivad tulla halvast rühist, mis on siis nii-öelda lodeva kehahoiakuga istumine ja seepärast soovitan istuda ja meelde tuletada istumisel endale päeva jooksul korduvalt head rühti. Hea rüht on siis selline, kus istutakse rühikalt, sirge seljaga, võib-olla rind on isegi kergelt tõstetud, aga pea ja keha asuvad ühel joonel, mis tähendab seda, et kui vaadata külje pealt, siis kõrvaauk ja õla keskpunkt on ühel joonel. Lisaks sellisele aktiivsele ja heale rühile ma soovitan olla liikumises ka tööl. Istu rühikalt, pane parem käsi parema tuhara alla ja kalluta pead vastassuunas, siis vasakule küljele. Istu rühikalt ja vaata otse. Keera aeglaselt pea ühele küljele. Hoia. Sa võid tunda venitust kaela tagumistes lihastes ja keera pea rahulikult tagasi teisele küljele. Tee suuri rahulikke õlaringe tagant ette 10 korda ja siis tee suuri rahulikke õlaringe eest taha. Istu rühikalt, tõsta käed õlgade kõrgusele ja vii need käed taha poole, nii et sa tunned ees rinnalihastes venitust. Hoia 15 sekundit ja too käed rahulikult tagasi. Istu toolil veidi eespool, siruta parem jalg välja, nii et kand on vastu maad. Pane käed puusa ja kalluta ennast sirge alaseljaga selle välja sirutatud jala suunas. Pane jalg üle põlve, aga niiviisi, et põlv on veidi kõrgemal. Siis keera ennast kehaga selle jala vastu, nii et vastas käsi küünarnukist ja õlavarrest toetab põlve peale. Tõsta reisi vaheldumisi õhku. Püüa pingutada kõhulihast. Võta üks rusikas käsi rinna kõrgusele ja suru seda rusikas kätt teise käe vastu rinna ees. Avalda survet umbes 5 sekundit ja puhka. Tee niimoodi 8–10 korda. Toeta jalad kindlalt maha, istu toolil veidi eespool ja pane käed risti rinnale. Kalluta keha taha, nii palju kui sa saad. Säilita head rühti, pinguta kõhulihaseid. Hoia ja tule keskasendisse tagasi. Siis kalluta keha ette, nii kaugele kui sa saad. Säilita head rühti, vaata, et pea ei tuleks liiga ette ja et selg ei läheks liiga nõgusaks. Hoia ja tule algasendisse tagasi. Seisa seinast eemal, pane käed
lahtiselt, veidi avatuna vastu seina. Libista käsi mööda seina madalamale. Nii et sa hakkad tundma seljas venitust. Lisaks spetsiaalsetele harjutustele soovitan teha üldist treeningut, millest suurem osa või sagedamini tehtav on siis kas kõndimine, tantsimine, kepikõnd, vesivõimlemine, ujumine, jalgrattasõit, kus pulss kiireneb ja keha soeneb. Seda treeningut nimetatakse aeroobseks treeninguks. Lisaks sellele soovitan veel teha kogu keha lihaste harjutusi, mida saab teha erinevalt, kas lihtsalt harjutustega või raskustega või kummilintidega, aga kogu keha lihastele. Et seda treeningut soovitan teha 2 korral nädalas. Sellisel viisil treenides on keha tervem ja töövõime säilib. See tähendab, et ei ole vaja olla haiguslehel. See on sinu võimuses teha keha paremaks ja see ei olegi nii raske. Pärast mõningat harjutamist hakkab see meeldima.